kõrge ja parim tulemus. Ja kogu karja piimatoodang oli samuti üle 11 000 kilo, täpselt 11 174. Sellel aasta piimatoodangu kraavid läheb veel kõrgemaks ja on loota 400 kilost piimapussi, mis on väga tore. Karjas on väga palju tipplehmi, kui me teame, et 10 000 tänapäeval juba isegi paljudes kohtades tavaliseks on siiski muljetavaldav toodang ja nii väikse karja kohta nagu Leal on läbi aegade olnud 23 sellist lehma, kes üle selle piiri on lüpsnud. Toodangu rekord kuulub lehmale Riidik, kes aastaid juba on manala teel küll ja tema lüpsis oma kolmandal laktatsioonil üle 14 000 kilo piima. Ka hästi palju areguseks väärtuslikke lehmi on karjas kõrgharidusväärtusega, kellelt saame võtta pullvasikaid ja aretusse hiljem spermad siis teistele farmidele ka müüa karjaparandusest. Ka neid on veakarjast ostetud üsna mitmeid. Ja nagu te näete, on ta väga tihti olnud näitustel käia erinevate tõugudega, nii nagu tänagi. Ta on saavutanud ka erinevaid auhinnalisi kohti ja nii edasi. Seda kiitmist ma võiksingi siia tegema jääda, kuid lihm jääb küll järgi, aga ajapingid on veel ka ees. Täna on Lea toonud teile näitamiseks pea 2-kuise lehmvasika Faisi ja Faisit minu juures siis, nagu ma saan aru, esitleb teile Mirtel Puna, nii et väikesed vasikad, väikesed esitlejad. Ka on teil nimekirjas lehm Paisu number 16 numbri all, aga kahjuks Paisu haigestust täna soovin talle palju tervist, et ta saaks terveks ja jätkab oma piimalehma teel. Nii et number 15 siis täna Paisi ja Leapuuri Joonapuu talu. Järgmisena räägiksin aktsiaseltsis Tartu Agro, kes on suur kari, kellele kuulub Tartumaal üle 1200 lehma, neist 41% on punastõugu. Nad on väga palju investeerinud, ehitanud omale uued farmid ja juba aastaid need on eksisteerinud ja toodang on ainult tõusnud ja lehmade heaolu paranenud. Eelmisel aastal lüpsid lehmad 10 502 Eesti punase tõusse kuuluvad lehmad siis kilo piima ja see on sellises suurusgrupis väga kõrge tulemus ja üldse punastest karjadest ka üks paremaid tulemusi. Ja karjas, kus on palju lehmi ja lüpsab, on palju kõrgetoodanguse lehmi ja üle 10 000 on läbi aegade üle 2100 lehma sellist toodangut andnud ja iga aastaga lisandub neid. Ka Eesti punase tõu rekord 16 051 kilo laktatsioonitoodanguna püsis selle aasta, möödunud aasta lõpuni Tartu Agro nimel, kuid neti toodangu lüpsis eelmisel aastal Sadalapiima osaühingu lehm Tulles üle, nii et tänasest õigemini möödunud aastast on tõurekord toodangule 16 653 kilo, mis on jällegi muljetavaldav, et küsida võikski, kas nad siis nii palju peavadki lüpsma, aga kui tuleb, siis tuleb kõik vastu võtta, peaasi, et lehmad oleksid terved. Ka Tartu Agro on meil suur pullide taimelava, kust me ostame väga palju noori pullivasikaid aretuseks ja paljud saavad ka väga neid hindeid hiljem kasutada. Tartu Agro on viimasel 10 aastal või rohkemgi olnud meie näitustel iga suvine külaline nii punase kui vorstini tõuga ja ei saa märkimata jätta, et ta on võitnud 10 korral 22 vissivõistlusest ka vissitiitli, nii et see on ka peaaegu iga kolmas või juba iga teine tulemus. Ja muidugi Tartu Agro juht Aavo Mölder on Eesti Tõulemakasvatuse nõukogu juht, et tegevusi kui palju. Täna teie ees on Tartu Agrost 3 lehma, number 19 on Kelmi. Kelmit esitleb tuntud esitleja Maie Tamm ja Kelmi poegis esimest korda 9. juunil ja viimase kontrollipsi päevatoodangu oli 37 kilo piima. Minu ees siis tume punase valgekirju lehm. Number 20 all võistleb tänavuse vissikonkursi esmaspoeginud lehmade võitja Killi tumelehm,
keda esitleb 2012. aasta parim loomaesitleja Tiina Rodim. Tiina täna ei taha jalutada, sest tal on tiitel käes, aga no selleks Tiina on väga tubli ja tunnustatud lehmaõpetaja juba nii noores eas. Killi on esimest korda poeginud ka 22. jaanuaril aasta algul siis ühesõnaga ja lüpsab veel üle 40 kilo piima. Ja number 21 leiame üles lipuvärvides lehma, kes on 2010. aasta reservis ja 2011. aasta Eesti punastõugulehmade viss Kupi 3 korda poeginud lehm. Viimane poegimine 4. juunil ja Kupi siis ei saanud tänu sellele 8. juuni vissinäitusel osaleda, et tal oli poegimisega tegemist, nii et selle aasta tiitel jäi siis kaitsmata. Vaatame, mis tulevikus tuleb. Väga kõrge piimatoodanguga lehm, kes teisel laktatsioonil üle 12 800 kilo piima lüpsis ja Kupit esitleb tema truu treener Meelis Tammur, aga nad ka täna käia ei taha, aga ma sain aru, et tegu on hindlemisega, et siis see ongi parem, kui ta seisab. Niisugune siis Tartu on. Kõppu põllumeeste osaühing on 3. lehmade esitleja, Viljandimaa kari, väga suur punane kari, kus lehmi on, punastõugu lehmi on üle 93%. Veel 5 aastat tagasi lüpsti suhteliselt keskmisi ja tagasihoidlikke piimatoodanguid, kuid tänaseks on kari jõudnud meie tipptegijate hulka ja eelmisel aastal oli lehmade piimatoodang 9540 kilo. Selle aasta loodetav toodang, kui ma vaatasin arvutist, jääb 100 kilo puudu 10 000 kilogrammist ehk natukene on siis vaja veel pingutada, et kari annaks üle 10 000 kilo piima. Karjas on 556 lehma ja üle 400 lehma on lüpsnud üle 10 000 toodanguid ja just viimastel aastatel punastõugulehmade rekord kuulub lehmale, kes on lüpsnud 13 673 kilo. Ka nemad on viimastel aastatel olnud meil ikka vissinäitustel osalejad ja ühel aastal isegi vissitiitel viimastel aastatel koju viidud, mitte et see oleks nüüd ainuke, neid on rohkem. Ja täna esitletakse selle aasta võistluse 2 auhinnalist kohta. Number 17 on vissivõistlustel, sel aastal sai 2. koha. Minu ees siin jälle siis Melani ja number 18, läheb seal Uisu 3. koht siis esmaspäeval lehmade hulgas. Melani poegis esmakordselt eelmise aasta novembrikuus ja Uisu selle aasta aprillikuus. Omad parimad päevalüpsid on nad viinud üle 40 kilo mõlemad lehmad ja viimane kord lüpsis Melani kontrollpäeval 28,5 kilo, see oli 8. kuu temal täiesti kõrge toodang veel ja Uisu 36,3 kilo. Ja Melanit esitleb täna Kadri-Jan Noolep ja Uisut Virve Solts. 4. esitleja on Krootuse Agroaktsiaseltsi punastõugu väikese populatsiooniga kari, kus punastõugu lehmade osatähtsus on vaid 16%. Toodang oli eelmisel aastal üle 7100 kilo, sel aastal ollakse 500 kiloga plussis, toodang on tõusmas ja parim punane lehm on nendest vähestest lüpsnud 11 576 kilo. Ka nemad tahaksid väga näitustel osaleda ja on alati välja tulema tahtmas ja tegelikult suur hing näituste välja tulemisel on olemas kindlasti Karmen Treffneril, kes siin minu ees väikest vasikakest liigutab ja kui oleks ainult lehmi rohkem, siis Karmen oleks nende kõikidega esinemas, oleks tal ka muidugi rohkem käsi. Kahjuks annab 2 kätt ja üle 1 lehma ikka ringi kaasa ei võta. Aitäh sulle, Karmen! Täna esitled siit karjas siis 2 loomakest, number 22 Mummuke, kes siis mulle siin selja taga rõõmsalt kepsu lööb. Tema on 2-kuine ja 7-päevane krapsakas vasikabreili ja nagu ütlesin, teda esitleb siis Karmen Treffner isiklikult. Ja number 23 Jessica on lootustandev noor neiuke, kes peaks olema ilmselt Tiine
ja järgmisel aastal esmakordselt poegima 19-kuine lehm Mullikas ja Heidi Holts, minust jälle ees, esitab Jessikat. Ja veel üks kari, kes Punast Tõugu täna teil esitleb, on Aavo Kruusla Kaskaloiga talu Põlvamaalt. Karja suurus on üle 600 lehma, punaseid seal on circa 42%, lehmade arv üldse on tõusnud viimaste aastatega üle 20%, kari on suurenenud. Aavo firma on aktiivne tõumüügi teostaja, samuti osaleb aktiivselt näitustel. Samuti on tema kari väga kõrge piima ja ka valgu toodanguga. Eelmisel aastal küll toodangunumbrid ei olnud kõige kõrgemad, ilmselt on seal omad põhjused, punased lehmad lõpsid 8370 kilo, kui valgusisaldus 352 on tõule väga kõrge ja positiivne. Viimastel aastatel võib-olla piimatoodangus on sealt tagasilööke olnud ja kindlasti on see selleks, et on viidud väga palju uusi uuendusi, sisse ehitatakse uusi varme, paigutakse loomi ringi ja nii edasi, eks see maksab ka oma lõivu. Kindlasti asi paraneb ja tulevikus toodangud tõusevad ja tulu ka piimatoodangust suureneb. Ka tema karjast olen ostnud pulle aretusse ja saanud pullid ka häid hindeid. Ning täna on siin kaks mullikat, number 24 Reili. Sina oled, jah? Number 24 Reili on 22 kuud vana lehm Mullikas, loodetavasti Tiine varsti näeb ta oma esimest beebit ilmavalguses ja Tiinar Lukats teda esitleb. Ja number 25 minu kõrval siin kaks eri väga värvi ära vahetatud poisid. Jessica on 19-kuine lehm Mullikas, samuti loodetavasti varsti näeb oma esimest vasikat ja teda esitleb Risto Oja. Ja nagu näete, siis kaks väga sellist eri värvi, aga sellist värvi teeb tõule omaseks just Šviitsi vere kasutamine. Niisugused on siis Punast Tõugu lehmad täna teie ees. Palju jõudu teile kõigile, kes te täna välja tulite ja pealtvaatajatele head vastupidamist siin üle. Aitäh!